Milline on sinu unistuste Eesti? Mida saaks muuta, et siin oleks parem elada? Minu jaoks oleks võib-olla see üsnagi tavaline, ega sellel Eestil ju midagi viga ei ole, ta on ju üliägeda koha peal, selles mõttes, et me saame nii vett kui vilet, geograafilises mõttes esiteks, teiseks on meil see, et meil on suhteliselt karmid naabrid, kes hoiavad meid nii-öelda kogu aeg natukene nagu stringid, sedasi kenasti kõhu alla tõmmatuna ja pingul, eks ju. Siis mulle väga meeldib see, et meil on ikkagi väga kihvtid inimesed Eestis, väga tore rahvas ja see, mis oleks nagu ideaalist puudu, on võib-olla ainult see, et me kuskilt suudaksime kinni püüda selle võimaluse, et me naeratame päriselt. Et me lihtsalt õpime uuesti päriselt naeratama ja naeratusele vastama ja see on juba selline asi, mis tundub nii tühine ja naeruväärne, võib-olla isegi trafaretne kellegi jaoks, kes seda juttu praegu kuulab, aga proovige, minge vaadake, mis tuju teil tekib, kui te lihtsalt nagu kartmata jääda lolliks, lihtsalt naeratage inimestele, kes teile vastu tulevad ja vaadake, mis saama hakkab. Et need, kes teile vastu naeratavad, teil tekib absoluutselt teine arusaam kogu maailmast. Et ma arvan, et see on see, mis on niisugune hästi kiire ja lühike vastus sellele, et mis on ideaalsest Eestist puudu. Sest ma ei näe, et see peaks olema mingisugune niisugune kujutelm, nagu ta oli mul võib-olla mingi 30 aastat tagasi, et ma tahaks, et Eesti oleks nagu väike Šveits, et igal pool on mingid tillukesed sinimustvalged lipukesed ja me teeme maailma kõige paremaid, ma ei tea, mis iganes mingisuguseid puust lusikaid ja siis meil on mingisugused loodustooted ja siis meil on mingisugused metsadesse uputatud tared, kuhu elekter ei vii, aga kõik tulevad sinna retriitidele ja et see kõik on olemas ja see kõik on väga tore ja vahva, aga ma arvan, et see nii-öelda üksteise ülesleidmine ja see, et ärme otsi igasugustes genides ja kirikuraamatutes ja mingisugustes sakste paberites oma mingisuguseid vereliine, et äkki ikka mingi mõisnik on minu esiemaga keppinud, eks ju. Et pigem ma sooviksin nagu näha sellist asja, et ma olen nagu üdini ja ürgselt uhke selle üle, et mul 7 põlve tagasi vaadates, ei ole mingisugust võõrast sodi sees, eks ju. Mitte, et ma oleksin kellegi või mõne rahva suhtes nagu vaenulik. Ma lihtsalt tahan öelda, et ma olen nii-öelda puhas eestlane. Mul ei ole ühtegi mingisugust juuti, türklast, sakslast, poolakat ega kedagi kuskil, ma ei leia neid andmeid üles, võib-olla on, aga ma ei leia neid üles ja see annab mulle vabaduse öelda, et ma ei pea otsima oma juurikaid mingisugustes sakste salmikutes, eks ju, mingi kotise. Et ma tahan olla päriselt uhke sellele, kes ma olen. Nii nagu šoti mehed kannavad oma karvaste säärte ja kerade peal lihtsalt ilma trussateta, eks ole, seelikuid või iirlased joovad oma viskit ja ütlevad, et see on šotlastest parem. See on selline nagu mentaalne kõvadus, mis annab sellise nagu jõu ja väe, et ma seda nagu näeksin Eestis küll, et see oleks ideaalne. Et olgem nagu hästi uhked selle üle, kes me oleme, et seda ei ole igale ühele antud, mis eestlastele. Ma arvan, et me oleme kihvtimad üldse maailmas.